Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Develak. Täna toimub üleriigiline e-etteütlus. Ka varem on ühte-teist ette öeldud, kuid seekord on tegemist esimese suurema kõiki hõlmava algatusega. Seoses sellega on kõik Eesti Vabariigi kodanikud kohustatud kell 14 päeval lõpetama oma tegemised ja jätma muud kohustused. E-etteütluse käigus ütleb valitsus ette, mida ja kuidas edasi teha, mida ja kuidas ja kellest mõelda, milliseid makse maksta, kui palju seda teha. E-etteütluse käigus ütleb valitsus ka, kelle poolt hääletada, mille poolt olla, kas mere- või maismaa tuuleparkide poolt või hoopis päikeseenergia. See, et keegi ütleb, et keegi ei tule mulle ütlema, mida ja kuidas teha, peab lõppema. Keerulistel aegadel tuleb inimestele ette ütelda, mida teha, ütleb valitsuse esindaja. Eesti majandus on pöördunud tõusule ja esimest korda paljude kvartalite jooksul on sellist suundumust nüüd üha kindlamalt täheldatud. Tõusu põhjuseks peetakse valitsuse vahetust, mille tagajärjel tuleb maksta arvukatele ministritele ja Riigikogu liikmetele hüvitist ja koondamisrahasid ja selle raha tulemine majandusse ongi sellise ennatliku tõusu üheks põhjuseks, märgivad analüütikud. Valitsusvahetused ja riigiametnike hüvitised on praegu üks väheseid majanduse mootoreid ja Eestil on võimalik ennast tegelikult ka jõukaks koondada. Veel annab valitsus teada, et on langetanud otsuse bürokraatia ministeeriumi loomise kohta. Uue ministeeriumi ülesandeks on koondada enda alla kogu tarbetu bürokraatia, mis takistab riigi kõikide tegevuste kui ka erasektori kõikide tegevuste tulemuslikku elluviimist. Kui kõik üleliigne on koondatud aga ühte kohta, siis ülejäänud ministeeriumid ja nende haldusala saaks hakata toimima bürokraatia vabalt ja senisest oluliselt efektiivsemalt. Aastakümneid on püütud bürokraatiat vähendada, kuid see ei ole õnnestunud. On tõenäoline, et universumis kehtib bürokraatia jäävuse seadus, mistõttu see ei kao ega teki, vaid ainult muutub ühest tulekust teise, märgib peaminister eilses teates, milles lisatakse, et eraldi ministeerium on ainus lahendus. Bürokraatia ministeerium saab olema kõikidest ministeeriumitest suurem ja selle rahastamiseks kärbitakse kõikide teiste ministeeriumite eelarveid 60% ulatuses. Ning politsei sai eile hilisõhtul veidi enne südaööd teate naabruses elavatelt inimestelt, kes andsid teada, et Riigikogu maja suunast kostab tugevat vile sarnast heli. Patrull vaatas sündmuspaiga üle ja tegi kindlaks, et tegemist oli grupi Riigikogu liikmetega, kes parasjagu vilistasid vilepuhujate direktiivi peale. Politsei tegi suulise noomituse, millele vaadati läbi sõrmede, eriti jäi operatiivtöötajatele silma üks kindel sõrm. Siiski lubasid Riigikogu liikmed oma teguviisi üle vaadata ja anda juba lähiajal parlamenti menetlemiseks eelnõu, mis keelaks seadustele ja direktiividele vilistamise peale kella 23 õhtul ja lubaks sellega alustada alles kell 10 hommikul. Kui seadusele saadakse ka õiguskantsleri heakskiit, siis ööpäevaringne kõikidele seadustele vilistamine lõpetatakse eeldatavalt juba järgmise aasta esimesel poolel. Seni aga käib töö ja vile paratamatult koos, tunnistasid rahvaasemikud. Eetris olid uudised.